tegelikult oleks pidanud juba kevadel crash tulema, aga kuna valitsus lükkas, mis seal oli, töötukassa kaudu lükati 200 milkut või palju seal oli, lükati raha ringlusesse sisse, siis kõigil oli paila käis edasi ja tegelikult jäi see crash ära, nüüd sügisel võib-olla tuleb. Tagasi tulles siis tegelikult ettevõtlusteema juurde, et täpsemalt siis millest ma rääkida tahan, on investeerimine ja säästmine, et ennem natukene sa säästmisest juba midagi rääkisid, et minu jaoks need asjad käivad kõik käsikäes, et kui sa oled ettevõtja, siis enamasti sa investeerid kuhugi, säästad sa raha rohkem, see teadlikkus käib kaasa. Mida ma nagu uurida tahan, on see, et millesse sina eelkõige investeerid, mis asjad on need, mis sinu jaoks on nagu esmased asjad, mida kindlasti sa iga kuu, iga aasta, iga nädal ette võtad? Okei, minu jaoks on investeeringu puhul on, kui ma tegelen ettevõtlusega, siis sealt mul on võimalik saada kõige, ühesõnaga, kui sa tahad oma sissetulekuid kasvatada, siis selle jaoks enamasti on hea moodus ettevõtlusega tegelemine, sest seal sa saad suurendada oma sissetulekuid. Investeerimisega paratamatult enamasti on, sa võid ju kinnisvarasse raha panna, aga ta niimoodi vaikselt tiksub ja kasvab ja sul võib igasugu probleeme olla, mis sa pead seal lahendama ja tegelema. Seega mina näen nagu kõige olulisem investeering. Number 1 on see, et enda suutlikkusse ma oleksin ka aasta pärast võimekam, kui ma täna olin, et ma suudaksin luua paremat väärtust ja paremat mõju. Number 1 endasse. Teine asi on igasugu digitaalsed lahendused. Minu puhul tähendab see seda, et mul on siis mõned e-kursused, mida ma müün ja mõned e-kursused, mida ma litsentseerin. See tähendab seda, et mul on võimalik tekitada tulu ka siis, kui ma otseselt ei käi midagi läbi viimas. Praegu muidugi füüsilistest üritustest tuleb kõige suurem nagu sissetulek. Ja investeeringuna, siis mis meil on see kaubandushoone, seal on meil kinnisvara variant on niimoodi. Ma ise hetkel, ma olen tegelikult juba viimased paar aastat jälginud turgu ja mul on tunne, iga hetk tuleb nagu crash. Tegelikult oleks pidanud juba kevadel crash tulema, aga kuna valitsus lükkas, mis seal oli, töötukassa kaudu lükati 200 milkut või palju seal oli, lükati raha ringlusesse sisse, siis kõigil oli paila käis edasi ja tegelikult jäi see crash ära, nüüd sügisel võib-olla tuleb. Et mina nagu oleksin hetkel investeeringutega nagu natuke nagu vaos hoitud ja miks on just hästi huvitav on nagu koroonaga, et sul võib see üürikorter olla, aga kui näiteks seal on tudeng sees ja kui tudengile öeldakse, et me läheme nüüd kaugõppesse, siis see tudeng võib vanema juures ka olla. Et ma olen selline varadesse investeerimisel nagu natuke riskialtis selle mõttega, et ma nagu näen igasugu mingeid nüansse, mis sealt võib niimoodi liikuda tulla. Natuke aktsiaid on, aga see aktsiaid on mul rohkem nagu pulli pärast, et on aktsiaid ka. Seal on ka rollercoaster käib ja alati pärast mõtled, oleks pidanud rohkem ostma, oleks pidanud vähem ostma ja et mulle meeldib kõige rohkem võib-olla ütleme saada seda tulupoolt nagu digitaalsetest õppelahendustest ja miks mulle see meeldib on see, et oletame, kui ma nüüd olen näiteks kinnisvaraomanik ja ma ei tea, elupind ja üürin seda välja, siis ega väga vahet pole, mis mina seal teen, et mul on see korter on see, mida inimene tahab. Aga kui mul on mingi õppelahendus, mis ma olen pannud sinna mingi unikaalse väärtuse sisse, mida tavainimene ei suuda teha. Ehk ma olen nagu sellises nišis investeerin, kus mina suudan midagi teha, mida enamus ei suuda teha. Põhimõtteliselt korteriga on igaüks, kes laenu saab, võib nagu osta mingi mõistliku hinnaga kokku ja siis seda üürida. Aga tal ei ole nagu seda enda lisandväärtust. Tuleb järgida turgu ja mis iganes nagu investeerimissoovitus on, et see sõltub nagu sellest turu hetkest. Aga mulle praegu tundub, et kui ma nagu vaatlen tootlusi ja elukaaslasel on natuke rohkem aktsiaid ja tal on ka endine korter, kus me varem elasime, see on kenasti tema nimel ja et alati kui ma vaatan nagu nende investeeringute tootlusi, siis ma vaatan, et aga ma panen siia enda töösse sisse ja ma saan nagu kõvasti kangemat tootlust. Et see on, miks ma nagu pigem panen auru ettevõtluse aktiivse tulu poolega, aga ma teadvustan endale, et kui minuga peaks midagi juhtuma, siis mina olen nagu lähtunud niimoodi, et ma olen kõigepealt vaadanud, et mul ei ole nagu mingeid muid finantsilisi kohustusi, mu netoväärtus oleks kangel plussis, et kui minuga midagi juhtub, ma ei saa, kõneleda, rääkida või cancelatakse esinemised ära, et siis esiteks mul on nagu jooksurada pikalt, et ma saan nagu selle kenasti üle elada, opereerida. Ja siis ma praegu jälgin tegelikult ka selles mõttes, ma jälgin, et kui turul on hea võimalus, ma ilmselt sisenen ka mingisse nagu kinnisvara varianti, aga mulle tundub, et ootame natukene. Et ma arvan, et 2 kuu pärast äkki on võimalik kraapida paremini nagu mingeid asju,
aga ma arvan, meil on majanduslikult nagu pidu on natuke liiga kaua kestnud, meil peaks praegu tuule välja laskmine olema ja siis me peaksime korraks mõtlema, et mis on see masukindel investeering, et ja investeeringu puhul ka, et mis on selline investeering, mis jääks kaua nagu püsima.